pees, sa ei näe? Ma mõtlesin, miks ma ei näe mitte midagi. Sorry, aitäh. Sünnilugu oli selline pildi puhul taoline, see ei ole siit Tallinnast kaugel, see on meie Väimespoja väike Saun suvila on Jägala jõe paisu pervel, ütleme nii. Ja siis see oli niimoodi, et ma seal käisin tihti rahu nautimas ja siis seal oli ka kalasid. Mina ise otseselt ei püüdnud, aga selle pildi tegemise ajal või õigemini seal on niisugune paadisild. Ja seal paadisilla peal püüdis kala Väimespoja isa. Tema oli seljaga minu poole, mina läksin sinna, teretasin teda, eks ole, seisin, vaatasin ja korraga nägin, et natuke teistmoodi on see veevärk, et ta ei ole tavaline, et vaata, siin on kulda, eks ole, ja väga erivärviline. Ja siis sealt oli 5-60 meetrit, võtsin autost kaamera, tulin alla ja hakkasin siis nagu pildistama. Tema püüdis kala rahulikult edasi, ei meil ei olnud jutuajamist ega mitte midagist, eks ole. Võib-olla on 2 või 3 rulli filmi. Võtsin täis kindlasti. Miks? Sellepärast, et see firvendus eri tuulehoogude puhul oli niivõrd erinev, et siin, nagu öeldakse, et saaksid vaadata kaamerast, nagu sina praegu vaatad, et kas tuleb või tule, eks ole. Tehniline külg on üks asi, sest kõik on mul pildistatud diapositiivi peale. Ja tegin ära ja ega me siis pikalt nagu mõtlema ei jäänudki, vaid sai tehtud. Ja hiljem, kui ilmutasin ära ja siis sain alles aru, et seal midagi taga on, et see ei ole päris niisama, et sellest on mõtet hakata või tegema valikut. Pilti otsima sealt. Ja see ütelda valiku tegemine diapositiividest, kui sul on seal 10 erinevat diapositiivi, et sealt pealt või nendest 10 leida 4-5, see oli esimene valik. Siis sai tehtud A5 koopiad, fotod 5. Ja siis lõplik valik tuli teha 5 leida 1. Selle pildi puhul on samasugune lugu, et nagu ma seal viimase pildi osas rääkisin, et ma seisin kivide peal, väikeste kivide peal keset jõge. No jõgi oli madal, eks ole. Istuda polnud kusagil. Seisin seal ja ootasin päikest, siin on näha ju päikest ka. Ja siin on see, minu jaoks on puent on siin, see on nagu hõbe. Hõbe voolab ju siit, eks ole ju. Vaata lähemalt natuke. Ta ei ole, kui seda oleks võetud tavalise ekspositsioonina või eksponeerinud nii nagu tegelikult silm või nagu fotograaf või automaatik seda teeb. Aga siin on natuke nipitatud pika ajaga, suhteliselt pika ajaga võetud, eks ole, ja see näitab seda minu jaoks. Võib-olla teistele kellelegi ei ütle see midagi, aga minu jaoks ta ütleb. Iga tühin näed, isegi see väike sinine laik siin. Või võtame taevalaik, või võtame seda rohekat, et see on suvine võte ju, eks ole siin. Kuigi mul on erinevad need asjad siin, aga vett on jah, ma ei salga. Vett on mul palju ja see on võib-olla minu niisugune sisemine mõnu tunnetus. Pilti võtta paralleelselt digikaameraga, siis need suhted oleks ju teised, eks ole ju? Jaa, loomulikult jah, siis oleks. Sest see venitaks minu meelest, kas venitab kaugemale või jätaks ainult niisuguse väikse pinna.
kui oleks samasugune fookus, kaugus, eks ole, seal ees. Tee niisugune vesi, eks ole, vesi niisama normaalse ekspositsiooniga ei saa. Küsimus on selles, siin oli 3 hall filtrit ees, et ekspositsiooni ehk säriaega pikendada 4-5 kordseks, noh. Muidu sa ei saa niisugust sametist asja, eks ole ju. Kui ma nende ringsõitude all rääkimata albumitest, sama mul on kogu aeg mängib autos muusika. Noh, kogu aeg mängib ja see ja siis ega ma siis ei kihuta ju, ma sõidan mida külateid vaikselt. Ega ma metsa sisse ei lähe kusagil kaugele. Metsas ei ole midagi pildistada. Ei ole, noh, ma ei leia sealt. Mets on mets, eks ole. Seen. Seen, ei, no see ei ole kurat minu värk, eks ole. Või kui rääkimata mere ääres. Metsas võib mõne metsatee võib-olla võtta. No jah, aga seal peab midagi olema ka ju. No jah. Nii sama pool muuseas võib ju teha, eks ole, aga see on see, noh. Ei ole see lihtsalt. Telefonikene, mis sul taskus on, eks ole, 2-30 aastat tagasi ei osanud just asjast. Unistadagi. Ei. Aga näe, nii palju mind mitte austatud, aga see on Väimes poja onu. Oli üks initsiaatorid, tema on Rootsis, elab tihtipeale käib siin, Eestis külas ja tema oli üks initsiaatoreid, kes hakkas tõi Eestisse mobiiltelefoni. Jah, nägi. Ja mina olin pildistaja, temaga koos pildistasime, kui meie seesamane suur pomo selle telefonivõrgu üle või kes ta kurat oli, eks ole, helistas sellega ja siis siin ja seal, kus see telefon oli kellegi käes, tegin niisuguse reportaaži moodi asja, eks ole. Ja siis telliskividega. Sõitsime, ma ei tea, taksoga millega me sõitsime, ma ei tea, kus koht A-st punktist A punkti B, eks ole. Ja korraga ta võtab taskust telefoni ja hakkab räägib Rootsiga. Kujuta niisugust asja ette, eks ole, sõidad autoga kurat ja saad Rootsist naisega vestelda, et oot, ma olen praegu siin, sõidan sinna, teen seda ja teist ja kolmandat. Siis kui läks see Estline'i laev käima Rootsi vahet, natukene aega hiljem, Ants Laidu oli seal ka Eesti rootslane, kes oli ka üks initsiaatoreid selle laeva puhul ja mul oli niisugune au, mina olin seal laeva peal ka kõigi prominentidega pildistaja. Aga seal käis asi nii, et tuli ennast näidata seesamane Ants Laidu, pidi ennast näitama. No see show ja laeva avamine ja kõik oli absoluutselt prii seal. Seal oli väike seltskond, kes sõiti siit esimese laevaga Rootsi. Ja ma pildistasin kõike seda asja ja pärast Rütelmann Kodak Narva maandel. Tema tegi need pildid valmis ja tal ei olnud nii palju paberit, ma ei tea, mitu tuhat pilti ta tahtis sellest. Aga siis hiljem sõitsin Rootsi Stockholmi, seal oli üks Eesti fotograaf, kes seal töötas, tema viis mind sinna Ahtoga kohtuma ja siis Ahto andis mulle ümbriku, et lase tee ära, eks ole, et me trükime Rootsis need postkaartid ära, eks ole, ja laeva peal müüme. Noh, ega ma midagi suurt lootnud seal, eks ole, tegin oma äranägemise järgi, eks ole, need samased postkaardid, diapositiivid pluss siis koopia ka, eks ole, sinna manu ja andsin tema kätte. Ma ei mäleta, kas seal oli
mõtlesin, võib-olla paar-kolm tükki, eks ole, paar-kolm tükki võib-olla läheb läbi. Ma tegin 14 või 15 nii varianti, erinevaid. Kõik läksid käik. Ja mis on salata, aeg on nii palju mööda läinud, see andiski mulle jalad alla. Et ma sain teha, mis sa tahad. Et ma sain hakata albumitega pista. No võt. Ja näiteks siin on võib-olla oma 6-7 Eestimaal tollel ajal kuulsat ansamblit Rock Hotellist, eks ole, Marju Lännikust ja õed, 2 õde, üks on ära surnud. Kõlarid. Jah, üks on ära surnud, nendest alustasin pihta, Raivo Seesalt sokutas, hakkas sellega pihta plakatid, eks ole. Mitte sellepärast, et küsimus ega siis raha peale ei mõelnud niimoodi üldse rahaks, kui sa hakkad selle peale mõtlema, siis ma ei oleks saanud seda üldse teha. Mõtle nüüd ise, et kui palju see kurat kõik maksab. Ühe pildi tegema maksis 1500, ligi 2000 krooni. Selge. Räägime raamimisest ja kõik muu siin takka otsa, eks ole. Ja enne seda pildistamine ja mööda Eestimaad sõitmine, nii et see on üks rahaks, eks ole. Aga tollel ajal, kui ma tegin plakati, ma ise kujundasin ka õnneks sain hakkama. Tegin plakati näiteks kadunud Mati Nuude, mis on apelsin. Neljakesi tõstsin Mati Nuude niimoodi kätte peale, eks ole. Mati Nuude siis ajas pildistasin, eks ole. Ja siis apelsin poiste erinevad portreed olid ka. Huvitav, mul vist see plakat on, ma ostsin ju plakatid, aga ma ei teadnud, et sina oled teid, ma ostsin palju plakatid, mis mulle väga meeldisid. Tähendab, sina tegid neid plakatid, aga seal ei olnud ju nime, kes tegi. No võib-olla ei olnud. Ei olnud ju sorasti ei pannud nime. Asi oli selles, et need ansambli plakatid, enamus, mis nad siin lasid teha, Eestimaal oli neid väga vähe müügil. Nad viisid kõik Venemaale, sealt said sellest nii head raha, et hoia ja keela. Ja hoia ja keela. Ei, see on tore on mälet, tähendab, paljud noored ei tea sellest midagi, eks ole, et niisugune aeg on olnud ja mul ei ole, siin ei ole mingisuguse pettusega tegemist, eks ole, ma tegin oma äranägemise järgi ja tänu sellele, et ma sain vabalt teha ilma näpu näitega, et võt sina või teine või kolmas tuleb, tee nüüd nii, tee nüüd naa, eks ole, ma tegin ise ja see oli kõige suurem rõõm selle asja juures, selle tegemise juures, Ma olin ise peremees jutumärkides, Ja sa oled hea peremees olnud, kas ütlema. Kas kui kõike seda siin vaadata, tõesti. Inimene, meie elame ju minevikus. Ei, me elame olevikus. Olevikus veel ja minevikus põhiliselt. Ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult see, mis on siin ja praegu. Täpselt niimoodi ta on, Ainult siin ja praegu ja nüüd tuleb tõesti kevad. Ja pärast hilisemad albumid tulid niimoodi, et negatiiv ja positiiv, 2 pilti tulid. See on tema esimene album, eks ole, nagu ta ütleb. Ja Hugo Hiibus vägagi armastas. Ta ei teinud seda spetsiaalselt või minu jaoks, vaid me istusime, rääkisime tuttavad inimesed pikka aega, töötasime kõrvuti kabinettides, ta oli selles Pikkeris pidevalt käis meil, nõukogude naine oli kõrval. Ja siis ma ei tea, mis ta seal all foajees istus ja ootas ja ütles, et tule ma teen sinust paar seda sama sarži. Ja tegi ja 10 minutit võib-olla ja terve paki tegi valmis. Kante vahel on jõudnud 18 fotoalbumit. 93-ndaks tähendab. Teatud tuntud fotograaf Eestimaal ja kaugemalgi. Teinud 2 tundsõitu Siberisse. Tavalised koolipoisi õpiaastad algul Eestimaal, seejärel Venemaal. Ja alates 55. aastast taas kodumaal. 18
lõpetanud Tallinna Kehakultuuri Tehnikumi ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Siin on Linhofi 6-7 objekti, aga on need nagu noh. Noh. Ja need on jah 8, neid on 8 tükki ainult. Kuidagi moodi, ega ma ei mäleta, ma pole ammust aega. Nii. Siia käib tegelikult otsa, on võimalik ainult pikka objektiivi kasutades, saab 13-18 niisuguse adapteri ka taha panna veel, kui tarvis oleks. Las ta olla. Need riiulid kokku siin lõi või need asjad. Ise tegin kõik. Oma kätega? Loomulik. Kõik on oma kätega, elekter ka oma kätega pandud, noh. Issand, püha võritus, sa kujutad ette, ta kõik on ise ehitunud. Jaa, kõik on ise ehitatud. Siin oli ainult, mul oli abiks, kui katusse, seestpoolt sai katusse laudu löödud, siis 2 rubla mehed olid abiks, kes muud ei osanud teha, eks ole, kui naela saagida lauda katki ja naela aamriga sisse lüüa, aga ülejäänud on kõik nagu oma sarikad ja värgid, kõik on oma pandud, põrand on oma pandud ja no see sai 1 aasta vist. Ja mina mõtlesin, et sa oled siuke härras veel, aga tuleb välja, et sa oled nii lahtiste kätega. Aga no sellel ajal mul ei olnud kusagilt võtta eeskuju, tähendab, vaata need šiinid, mis siin on, selle ma nägin ühes inglise ajakirjas, kus olid kasutanud niisugust siine ja siis ma siit lasin tuua omale. Alumiinium, jah. Alumiinium, jah.